Tervetuloa tässä. Meillä on huomenta. Karttu ja Kaarel Lääne Virolaista rallitallista LGT. Miten sinul nyt menee se rallin päivä? Kyllä oli pikk ja keeruline sissejuhatus, aga põhimõtteliselt ma saan aru, mis meid ees on ootamas. Kõik tahavad juba minna. Hei hoo! Käib töö ja vile jälle koos ja meil poisid läksid nüüd tankima. Tankimist saab teha siis ainult kindlaks ettemääratud alas. Mujal seda teha ei tohi, kui ei ole soovi saada erinevaid trahvilaadseid minuteid juurde. Nii et ega midagi. Teine rallipäev läheb käima ja meil on kõik 6 käiku tühjaks lasta. Hello. What is happening here? We see cars coming from the stage end, and what are you doing? We have a check for tires. Vahivärki, siuke mitmeliikmeline tiim kohe siis koos, autod tulevad katse pealt maha ja nad on ilmselgelt siis ette andnud, milliste rehvidega nad siis, ma ei tea, kas peale lähevad või üldse võistlusele lähevad. Ja nüüd siis kontrollitakse üle visuaalse kontrolliga, et kõik oleks reeglitepärane, et kui oled pannud ikkagi teise rehvi endale peale, siis kujutan ette, et mingi trahv tuleb. Mekaanik 7000 suures plaanis. Kuule, mingi suur see sagimine käib ja tahted boksi ära viia, miks jaoks? Nüüd tuleb järgmised servised, üks tuleb veel siia sisse, siis me oleme põhja 120 kilomeetrit siit ja peame metsas lageda taeva all hakkama servist tegema. Ja lubad seda hirmsat tormi ka, kas nüüd hirmsat, aga lihtsalt ikkagi ilmselt tuleks palju kasuks, jah? Just. Me telki vist ei jõua, et me võtame siit katte kaasa lihtsalt ja lihtsalt kõik varuosad ja seepärast tuleb ka käru kaasa. Kohati tuleb selline Rahul Ervin üks jalgvärava tunne, et igale poole ei jõua. Et palju asju on teha, vaja uut materjali filmida, vaja tegeleda kommentaaridega, vaja hoida teid kuidagi pidi kursis siis rajal toimuvaga, mõned sellised olulisemad asjad.
aga äge on, ma ütlen, et mulle meeldib. Tänane päev on andnud juba väga palju põnevust, mehed siin eilsest on kui ümber sündinud ja kütavad minna rajal, nii et homset ei ole. Ja noh, tõsi ta on, homme enam ei ole midagi teha, täna õhtu tuleb siis lõpuni ära tulla. Mänduvaaras, kus meie praegu hetkel veel boksiga oleme, on tõusnud tugevam sadu, lund tuleb aina juurde ja juurde. Ralli 1 poisid paistavad, et lähevad 9 mm naastuga peale. No, meil seda varianti ei ole. Küll aga vaadates, et asjad lähevad paremaks, järjest ja järjest tõuseme üldarvestuses ja ka oma klassis on muutusi olnud. Arctic Lapland Rally on raske ja liider on 7. katse peal siin vahepeal seisma jäänud. Sellele mõeldes siis tuleb agu anda ja leidsime ka veel natukene kupüüre, et siis mustad ümmargused Pirellid ühed juurde vaadata. Vaja neid on. Siinkohal ma ei kujuta ette neid kulusid, mis siit praegu veel pärast veel juurde tulevad, aga ja kuidas neid tiim saab tagasi teha. Üks on kindel, et meie senised sponsorid, suured tänud, et olete olemas. Ma ei tea, mida teha. Paljud müüvad mingit mütse ja mörtsi, et eks te peate ise teada andma, võib-olla tahaksite mingit sellist asja ja kuigi ma tean, et ega see ei oleks väga suur lisasissetulek nii-öelda. Kui te teate kedagi, kes tahab selliseid tegemisi toetada, tahab ise kaasa tulla, meil on plaanis tegelikult ka võib-olla järgmine aasta kõrvalsõite korraldada, nii et saab igasuguseid ägedaid sponsorpakette kokku panna, see on mõnes mõttes ainult läbirääkimiste küsimus. Vaadata selle tripmeetri andurit, see aeg-ajalt lülitab välja. Display-klaas lendas minema. Tuled on vaja panna. See on see käiguvahetuse display. No Allar. No Ronald. Kuule, Arctic Rally on Arctic Rally, et hakkab nagu serad sõkaldest eralduma või? Ei, tegelikult ilmataat mängis ikka korralikult kaardid ümber. Et sõitsime ju 8 mm naeltega ja rehvid nii hullult kudusid ja siis konkurentidel olid 7 mm. Ja siis eelviimasel katsel tuli selline lumi maha ja iga kilomeeter oli auto vallis. Ja meil oli pikem nael ja rehv püsis terve. Mis rõhuga siis praegu peale läksid nüüd? Tahad, et ütlen või? Muidugi. Tegelikult katse alguses oli 1,7. Nii. Ja lõpus ei ole kontrollinud veel? 2,1. No, vist hea ju. No tundus, et on okei, jah. Kaare, sul oli veel midagi öelda? Mul oli midagi öelda, sa alustasid klippi väga õige kaadriga, et vaatasid, mis on siis kaartilugeja üks kõige tähtsam töö, et kõik oleks õigel ajal kohal, et eile õhtul ma siis avastasin niisuguse toreda asja, et
täna stardime kell 10 hommikul ja andsin meeskonnale siis sõnumi, mis kell me saame auto kätte ja kuidas meil kõik läheb. Aga soomlased siis teevad erinevalt eestlastelt seda, et park frame'ist välja sõit oli nagu sisse arvestatud, et see aeg oli juba boksist välja sõit. Ehk siis tund tuli maha võtta kõigil uneajast, aga me selle avastasime õnneks niimoodi õigeaegselt, et kõik tulid ilusti üles ja me ei jäänud kuhugi hiljaks, et saime isegi oodata kõik natuke. Mina siin SS10 lõpus ja ootan siia peagi saabuvat Allarit ja Kaarlit. SS9 neil läbi. Eks Allar pärast räägib, aga mõelge nüüd seda, et kui kurnav võib see asi olla, et kes mõtleb, et nii äge on rallisõitja elu. Noh, tegelikult ongi, aga lihtsalt sellega kaasas käibki hästi palju ootamist, passimist. Näiteks praegu SS9 eel oli siis õnnetus oli juhtunud, täpselt ei tea mis, aga siis tänu sellele oli mõneks ajaks nii-öelda katse kinni, ehk siis kedagi peale enam ei lastud, mis tähendas seda, et juhid pidid istuma seal valmis traksides kinni, kiivrid peas, kõik see. Et mõtle nüüd, kui mõni auto vaata SOS-i sulle. Et Maarjo helistas, kuuled, et SOS. Täpselt ei teagi, mis värk on, aga mõtlesin juba, et mingi jama, aga tegelikult jah, plaan minna siis siit hoopiski poodiumi poole juba teele, sellepärast et ega jah, need katsed on siin lühikesed, 7 ja ma ei tea, paar kilti ja teekond, nagu ma siin korra juba rääkisin, siis 124 kilti on siis Rovaniemi liiklus on siinkandis praegu jumalat tuksis. Eks ilmselgelt kõik on juba praegu läinud ja väike uudisest, kui ma nüüd kinnituse sellest saan, siis Roomapera vist on meil katkestanud, et pagan teab, mis põhjusel see oli, et kas sõits ise välja või pigem arvad mingi tehniline asi, sest et nad vässasid selle kastiga ikka mingi tükk aega kogu aeg, käis see kast üles, kast alla ja nii edasi.
jah, inimesed on juba kogunenud, ootavad ilmselgelt siin kiiremaid WRC autosid. Muidugi nemad selles arvestuses ei osalenud, ehk siis noh, nad küll olid kiiremad, aga tegelikkuses jah, siis Soome meistrivõistluste arvestuses võitis siis Heikiga, jah, ütleme nii. Ja selline vahva asi ka veel, et kui siin kell on praegu mingi 7-8 saamas, no meie poisid põhimõtteliselt lähevad katsele alles, ehk siis meie omad saavad, ma ei tea, kell 12, midagi sinna kanti, saavad poodiumi alles. Et me praegu vaatame siin siis Evansi ja Rovanpera, kui ta tuleb, ilmselt tuleb, Latvala ka võib-olla ära ja siis jääme meie poisse ootama. Et ega me veel ei tea ju, kõik ei ole veel läbi. Viimane info on see, et me olime 10 midagi minutit maas, aga no Arctic Lapland Rally on ennegi üllatanud. Ja need mehed, kes meie ees on tänu sellele, et Vaskis siis ka valli sõitis välja, on tegelikult väga pikaaegsete kogemustega, circa 15+ aastat kogemust Arctic Lapland Rallil, seega umbes nagu meie poistel on siin Saaremaa kogemused, et eriti palju asju ei ole, mis üllatusena tulevad. Seega kõvad pähklid ja auto ka hästi seatud ja eelmine aasta neil oli kuskil 8. katsel vist läks turbo ja seetõttu siis oleks nad siiski olnud juba ikkagi meile väga-väga raske konkurent. Legendaarisella autolla Jari-Matti Latvala ja Juho Hänninen. Evans, Rovanpera ja Latvala siis oli nii-öelda, kuidas ma ütlen, paberimajandus. Ehk siis nende jaoks oligi see ilmselgelt korraldajatega kokku lepitud väga-väga mahukas test ja tundub, et nad said, ma arvan, siit selle, mida neil nagu vaja oli. Aga see, mismoodi siin ikka testiti ja seda shakedowni läbiti ja kõike muid asju, see on ikkagi meeletu. Jõuluvana ja neiud on siin endiselt veel vaprad ja jaksavad siin kõiki ralli lõpetajaid ikkagi vastu võtta ja tervitavad ilmselgelt. Subaru Impressalla Jari Saarnio, Tapio Karjalainen. Ja kakkosena maalissa numero 99. Alvar Kulberg ja Kaari Lääne, Subaru Impress. Seekord siis meile teine koht siit grupist 9, klassist 9, nimetagem kuidas tahate, aga poodium on käes ja asi, või võistlus, mis oleks võinud lõppeda väga-väga halvasti, lõppes siiski poodiumiga. Mitsule tegime ära. Aga igatahes poodium on käes ja ma tahan tänada kõiki, kes on elanud kaasa meile selle seikluse vältel, kes on laikinud, kes on kommenteerinud, kes on jaganud, kes ei ole seda veel teinud, palun tehke seda. Ja ma siiralt tänan, et elasite üle need heliviperused. Käib ilmselt asja juurde samamoodi nagu see, et käigukastist kaob ära võib-olla vahepeal tagurpidi käik. Järgmiste kordadeni!